Tere kõigile, 8. detsember, kell on 14.04 ja alustame oma jõulukuu istungiga. See tähendab siis ka eeldatavasti meie aasta viimane selline protokolliline istumine. Meil on kohal hetkel 17 volinikku ja etteteatamisega puuduvad Eeva Helme, Karmen Pikmets, Andri Annervek ja Heino Sabiin. Koorum on meil koos, päevakord ja materjalid on saadetud, meil on 5 päevakorrapunkti. Kas on päevakorra osas ettepanekuid, täiendusi? Ja palun, Andres. Mainitaks väikse arupärimise mingit huvitavale küsimusele, kuna teatud rääkimine. Selge. Ja, aitäh. Arupärimine siis volikogu esimehele ja vallavanemale. Ma ei tea, kumb on targem selles. Ilmselt vallavanem, ma delegeerin edasi. Ei, seda et ei ole volikogu esimehele antud veel volitusi siin allkirjastada siin lepinguid. Aga läheme siis edasi sellele arupärimisele, vaatame, kas vallavanem saab siis jooksvalt nii-öelda. Ma panen siia hoidma. Jah, hoidma. Selge. Ei ootagi täna, selge. Siis kui muudatusettepanekuid ei ole, siis palun anda käega märku, kes on päevakorra kinnitamise poolt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Janar. Tegin. 11, 12, 13, 14, 15, 17, kõik 17. Et Janar tehtud. Selge. Põhikiri jah. Päevakord siis vastu võetud meil 17 poolt häälega. Ja asume päevakorra läbivõtmise juurde ja palun esimese päevakorrapunkti juures maaspetsialist Mihkel Kalmaru. Tervist! Loa andmine kinnisasja omandamiseks. Osaühing Nummu Liit soovib omandada Mäli külas asuvat Peebu kinnistut. Peebu kinnistu koosseisus on metsamaad 18,5 hektarit ja looduslikku rohumaad 0,53 hektarit. Mõlemaid kokku on rohkem kui 10 hektarit ja kuna osaühing Nummu Liit ei ole viimasel 3 aastal tegelenud ei metsamajandamisega ega põllumajandussaaduste tootmisega, siis vajab tema sellise kinnisasja omandamiseks kohaliku omavalitsuse volikogu luba. Nummu Liit soovib omandada sellest kaasomandit. Kaasomandiks on veel kinnistu jaotamata, kinnistu on ühisomandis, eks siis kaasomandi osa suurus selgub hiljem. Nummu Liidu taotlus oli nõuetekohane. Nummu Liit esitas ka tegevuskava ja tegevuskava kohaselt kavatseb osaühing Nummu Liit anda omandatud kinnisasja kasutada osaühingule Metsaserv. Osaühing Metsaserv on tegelenud viimasel 3 aastal nii põllumajandussaaduste tootmisega kui ka metsamajandamisega. See on näha siis Metsaserva esitatud Maksuameti tõendist ja ka siis osaühing Metsaserva majandusaasta aruannetest. Seega ei pea Nummu Liit siis täiendavalt selgitama, kuidas ta kinnistut majandama hakkab ja kas tal on selleks vahendeid. Ja siis loa andmist takistavad asjaolud iseenesest puuduvad. Kas on küsimusi? Ja palun Meelis.
Rõhk sõnale, et viimase 3 aasta jooksul ei ole tegutsenud, minu teada seesama osaühing on alles selle aasta augustikuus asutatud. jah, ta ei olnud ka siis järelikult viimasel 3 aastal võimalik. Et noh, kuidagi tundub siuke natukene kehvavõitluse asi olevat, aga. Et miks, nojah, mis ma parata saan. ta räägib ausat juttu. Osaühing. Kas on muudatusettepanekud? Ei paista. Majanduskomisjon vaatas asja läbi. Majanduskomisjon toetas ühehäälselt loa andmist kinnisasja või selle ühisomandi omandamiseks. Aga siis panen otsuse hääletusele ja palun anda märku, kes on otsuse poolt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, sina 17. Ei, Meelis, sina. Kas on vastu? Kes on erapooletu? 16 poolt. 16 poolt, 1 erapooletu. Nii, siis on otsus vastu võetud ja liigume teise päevakorrapunkti juurde. Ja palun planeeringute spetsialist Margus Källe. Austatud vallavolikogu liikmed, teie ees on siis Lääne-Ranna vallavolikogu määrus eelnõu detailplaneeringu kohaste rajatiste väljaehitamise ja väljaehitamisega seotud kulude kandmisest kokkuleppimise kord. Et jah, siis selle aasta algusest hakkas kehtima planeerimisseaduse siis muudatus, mis siis kohustab kohalikke omavalitsusi ütleme siis sarnase või sellise pealkirjaga määruseid vastu võtma, ehk siis kokku leppida arendajatega detailplaneeringutega ette nähtud taristu väljaehitamise ja sellega seotud kulude kandmise korrad. Muidugi kogu selle määruse vastuvõtt või ütleme siis planeerimisseaduse muudatuse ja siis samase määruse kehtestamise kohustamine kohalikele omavalitsusele ikkagi tingitud eelkõige Tallinna linna, Tartu linna ja teiste suuremate linnade lähiümbruses toimuvatest arendustest, kus siis tehakse detailplaneering näiteks suurema maa-ala kohta, mis tehtakse ära, aga häda sinna ei vii mitte ühtegi teed, vett, kanalit, tänavavalgust ega mitte midagi, et siis nüüd kuidagi seda maailma korrastada, et kes siis ja mis kuludega ja mismoodi neid teid ja millises järjekorras välja ehitab, et siis selliste kulude katmiseks on see määrus siis nagu ette nähtud. Aga nüüd on olemas ka teine külg selle veel, et ehk siis kohalikud omavalitsused hakkasid ka arendajad püüdsid kohustada ka selliste ehitiste rajatiste ehitamiseks, mis nagu selle konkreetse planeeringu elluviimiseks vajalikud ei olnud. Et väga selline karm näide, et umbes nii, et ehitate siia meile 50 krotti, siis selle eest, et me selle planeeringu kehtestame, ehitage meile uus kooliga. See on muidugi väga niisugune karm ja lihtsustatud näide, aga põhimõtteliselt selline asi. Ehk siis kuidagi seda protsessi ja neid läbirääkimisi veidike raamistada, siis sellepärast on ka siis ka seadusandja soovinud, et kohalikud omavalitsused sarnased määrused omale kehtestaks. Üle Eesti see kõigi jaoks on tegelikult uus. Ja eks siis elu näitab, et kas nüüd see määruse sõnastus ja regulatsioon 100% õnnestus või tuleb mõne aja pärast kogemuse põhjal teda täiendada, parandada. Aga siia ma rohkem midagi lisada ei oska, sest ka seletuskirjas on hästi see kokku võetud. Kas on ettekandjal küsimusi? Ei paista muudatusettepanekuid. Ei paista. Siis majanduskomisjon vaatas ka üle. Majanduskomisjon vaatas üle ja otsustas toetada määruse eelnõu vastuvõtmist. Aitäh. Panen hääletusele siis määruse detailplaneeringu kohaste rajatiste väljaehitamise ja väljaehitamiseks seotud kulude kandmise kokkuleppimise kord ja palun anda käega märku, kes on määruse poolt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Otsus ühehäälselt 17 häälega vastu võetud. Ja järgmise päevakorrapunkti juures jätkab Margus.
Austatud vallavolikogu liikmed, teie ees on siis eelnõu, mille kohaselt siis tuleks uuendada osanik Lihula soojus põhikirja. Teatavasti osanik Lihula soojus on 100% Lääneranna vallale kuuluv äriühing, ainuke äriühing, mis vallale kuulub. Ja nüüd nende viimase aja turbulentsides, mis on seotud just siin elektri enda hinnatõusudega ja kõige muu kaasas käivaga, ilmnes, et on meil vaja ajakohastada osaühingu põhikiri, nimelt mis puudutab siis selle sooja hinna kehtestamise osa. Et praeguse aja siis regulatsioonide järgi sisuliselt on siis selleks viimaseks sõnaks, kes ütleb, milline saab olla soojavõrgus sooja hind, on Konkurentsiamet, siis seda hinda tuleb kooskõlastada Konkurentsiametis. See on päris pikk ja keeruline protseduur, nii et soojus tegeles sellega juba tegelikult suve lõpust peale, aga see dokumentatsioon ja aruandlus liigub edasi-tagasi. Samamoodi peavad lisaks soojaettevõtjatele ka näiteks kõik oma vee- ja kanalisatsiooni hinnad kooskõlastama Konkurentsiametis, siis ka veeettevõtjad ja ka näiteks seesama kuulus ja kurikuulus universaalteenus elektrile, et ka selle peab Konkurentsiamet ju kinnitama ja praegu käib ka siis ping-pong siis Eesti Energia ja Konkurentsiameti vahel. Nii et aga siis vanast ajast või Lihula linna ajast oli seal sees selline punkt, et piirhinna siis kehtestab volikogu. Aga praeguse regulatsiooni puhul pole selline asi võimalik, et siis see nüüd ära paigata. Ja see on üks põhiline punkt, mis selles määruses siis muudeti. Teine oli ka natuke siis tõsteti ümber ja kohendati siis juhatuse ja nõukogu ülesandeid, aga ma arvan, et siin Karoliina on hästi selle asjaga seal seletuskirjas kokku võtnud. Kas seal sees on ka need teised katlamajad? Ei, see piirhind puudutab ainult kaugküttepiirkondasid ja kaugküttepiirkond on meil Lihula piirkond. Et hinna kehtestatakse kaugküttepiirkond. Ei, no piirhind küll, aga... Ja ei tegevused, mida kogu aeg on seda. Põhimääruses. Ja põhikirjas on see sama õigus soojuse nende katlamajadega tegeleda kogu aeg olemas on, seda kuskil kadunud. See oli linnavalitsuse ajast saadi. Kas on veel küsimusi? Tiina küsimus, ma saan sinust aru, et sa tahtsid küsida, et kas need Varbla ja need lähevad ka nüüd selle põhimäärusega muutmisele või sinna juurde liitmisele? Ei, selles mõttes mitte, sest ka praeguse osaühing Lihula soojus, vaata, kas sa saad ette võtta põhikirjas selle osa, mis puudutab tegevusi. Et seda punkti tegelikult ei muuda ja osaühingu tegevusalades on see ju tegelikult kõik need võimalused olemas. Samas punktis 2 oli seal kirjas katlamajade, soojavõrkude, soojasõlmede ehitamine, haldamine ja käitamine. Huvitav see, kas selle teemaga on tegeletud, kas need katlamajad on Lihula soojusesse liidetud? Ei, need üle. Ingvar saab vastata sellele. Jaa, ma kasutan võimalust võtta sõna sellel teemal, et nende katlamajadega, mis on eraldi üle valla laiali, neid ei ole täna sisuliselt liidetud Lihula soojusega, küll aga käivad ettevalmistused, et seda siis teha. Aga täna ei ole, otseselt ei ole neid antud Lihula soojuse Bilatsi kuidagi üle. Aga peab. Ja sellega me tegeleme, jah, see on üks oluline osa. Lihtsalt opereerib. Jah. See ju eeldab kindlasti mehaaniku või mida iganes tehnilise töötaja juurde võtmist, kes hakkab neid kontrollima, remontima. Siin on nagu natukene see küsimus ka, et kuidas nad üle anda, kas anda üle nii nagu Margus ütles, opereerimine või anda nagu koos hoonega. Et siin vallavalitsus selles osas teeb seda analüüsi ja mõtleb läbi. See tuleks teha, sest hoone annab ka rahalise kapitali, annab ka võimekuse laenu võtta, annab tagatise, annab arenguks. Need hooned on osaliselt kaasvalduses, nagu me võtame kas või Egert on ju selle
Koongaas katlamaja on ju, et mis osa hoonet on ju meil vabatahtliku pääste all käes ja teine pool on siis selle katlamaja all nii-öelda. No kas ei sega poolt? Ei segagi, kasutuskord ja kõik on võimalik selles mõttes. Aga kuidas on selle kompetentsiga Lihula soojusel, temal ju puudub selliste katlamade opereerimise kompetents? Ole nüüd vakku, saanud, et kõik on väga pikk kogemus. Kultuuritöötajad midagi asjast ei tea. Need on hoopis erinevad. Meelisel enne käsi püsti võib-olla kogu aeg kogu küsimusega. katel olnud. Meil on ju enne teine katlamaja. See näitab, et ei tea midagi. No ma ei hakka. Ja palun Meelis. Punkt 1, ma jätkuvalt ütlen, et andke sõna siis, kui küsitakse, mitte niimoodi, et kõik mölisevad siin igal pool. Aga kas see ei eelda, minu küsimus on see, et kas see ei eelda põhimääruse muutmist, või selle muutmist, et see põhikirja muutmist? Ei eelda seda tegelikult. Okei, selge, aitäh. Ja ma tahtsin seda täpsustada, et see põhikiri, mida me praegu hakkame vastu võtma, ei välista ei liitmist, ei lahutamist ega igapäevast töö korraldamist. Nii ma sain aru. See põhikiri tegelikult pärineb juba 90. aastatest Lihula linnavalitsuse aegadest. Ja siis oli Lihula soojus tegeles ka näiteks Kasari kooli maja katlaga ja neid väikseid katlaid on ka aegade jooksul Lihula pandud ja aja jooksul kõik kokku kogutud kaupluste võrku. Et ta tegeles ka mingi 90-ndatel, 0-ndatel ühe Kirgla kortermaja katla. Just nimelt, jah. See on äkki see maja, praegu neil on oma see kahe maja. Neid katlaid ja katlamaju oli meil siin küll. Jah, et see toimuski see konsolideerumine järjest Ja Meelis veel. Aga see regulatsioon tuleks ikkagi selles mõttes paika panna, et millised katlamad konkreetselt tulevad Lihula soojuse alla, mis hetkel, kuidas need asjad. Põhikirjas otseselt ei puuduta, see meil plaanis on järgmise aasta alguses ära lahendada, et see tuleb selliseks saada. Aga mul täna ei ole teile öelda ega mingit lehte laua veel anda, et nii hakkab olema või selline on plaan, mida arutada. Aitäh. No nii, nüüd me oleme selle teema üle arutlenud, tundub, et põhjalikult ja majanduskomisjon arutas ka seda teemat ja otsustas toetada määruse eelnõu osaühing Lihula soojus põhikirja kinnitamise vastuvõtmisel. Selge. Aga siis panen hääletusele määruse kinnitada Lihula soojus põhikiri ja palun anda märku, kes on poolt. Tore, ühehäälselt otsus vastu võetud. Aitäh Margusele. Järgmise päevakorrapunktina on meil Lääneranna valla 2023 aasta eelarve esimene lugemine ja seda punkti palun ette kandma vallavanem Ingvar Saare ja kaasettekandjaks on finantsjuht Eda Männilaan. Lugupeetud volikogu liikmed, vallavalitsus esitas esimeseks lugemiseks siis eelarve, mille tulude maht on 9,3 miljonit ja kulude maht 8,9 miljonit. Ja põhitegevuse tulemiks esialgne kalkulatsioon suurusjärk 400 000 ja puudujäägiks suurusjärk 730 000. Ja miks me seda tegime, ma siis selgitan ja üritan siin järgnevate minutite jooksul sinnamaani jõuda. Tulude poole pealt me näeme, prognoosime mõningast tulumaksu laekumise kasvu. Seletuskirjas on ka öeldud, mis on see alus, sest täna saame eeldada, et tulumaksu laekub mõnevõrra rohkem kui prognoositud. Maamaksu osas muudatusi ei ole ette näha ja reklaamimaksu osas samamoodi täitmine tõenäoliselt on 0, aga oleme siis optimistlikud ja prognoosime praegu 1000 eurot siia. Suures pildis ei mõjuta see suurt midagi. Tulukaupade ja teenuste müügist meie eelarvestatud laekumine 351 või prognoos 351 000, mõnevõrra väiksem kui selle aasta prognoos 405 000. Selle metsa majandusest tulud ei ole laekunud ja praegu me siia olime selle tulukaupade ja teenuste müügist osas olime veidi konservatiivsemad
mis siia lisandub või neid tulusid tõstab, on laekumised haridusasutuste majandustegevusest, sest vallavalitsus plaanib teha ettepaneku siis lasteaedadesse toiduraha sisseviimise. See mõnevõrra siit siis seda tulude osa muudab. Toetused tegevuskuludeks. Positiivne ühtepidi on see, et tasandusfond rahalises mahus 791 pealt 888 000-ni, aga arvestuslikult siis nii-öelda kulude vahe suureneb sisuliselt, justkui läheksid asjad selle tasandusfondi arvestusvalemi mõttes kehvemaks, aga tunneme nii kaua rõõmu, et raha vähemalt rohkem tuleb siis selle vahe kompenseerimiseks. Toetusfondi tulude kasv circa 600 000, suurem jagu sellest on pedagoogide palgafondi kasv ja siis on lisandunud sinna ka pikaajalise hoolduse toetusega komponent 190 000 jah. Et sealt siis see suurenemine tuleb ja see toetusfondi tulude suurenemine katab kulusid. Ehk siis eelkõige personalikulude kasvu. Muud tegevustulud samal tasemel, mis eelmine aasta. Nüüd kulude osas peatuks võib-olla siin samadel personalikuludel. Et kust tuleb personalikulude kasv? Tuleb siis sellest, et selleks esimeseks lugemiseks me oleme, mis tuleb siis pedagoogide palgavahendite või pedagoogide alampalga määra kasvust. Et me arvestame paraku selle sama 1749 eurot, et me kuskil nagu selle täiendava 17% lisaraha, mis riik annab seda, et selle arvelt me palku tõsta kõrgemale ei jõua, sest meie haridusvõrk vajab tasandamist. Ja oleme ka teisi pehmeid valdkondi praegu siin arvestanud lasteaedade puhul näiteks ja sotsiaalvaldkonna puhul mõningast turuolukorrale vastavat palgatõusu, aga muude ametnike gruppide ja päris palju töötajaid on ka miinimumpalgaga meil, siis sealt tuleb miinimumpalga kasv 70 eurot ja vallaametnike puhul ka siin praegu on indikatsioonina arvestatud siis 70 eurot nii-öelda brutopalga kasvu. Millisena see teiseks lugemiseks siis kujuneb, eks me siis seda sinnamaale siis jõuame, kui me teise lugemiseni jõuame, kas me peame siin midagi ümber. Kuidas? Riik on kõik oma Riik on kõik põhimõtteliselt välja andnud jah, eks seal näha ole siis, mis siis selgub, riigieelarve võeti ka vastu, et sellist väga suuri muudatusi on, nii et peame sellega nende tulupooltega arvestama, mis sealt tuleb. Majanduskulude osas seal on kasv suurusjärk 300 000, on sotsiaaltranspordi võimalik kallinemine seal sees, on kütte ja elektrikulude võimalik kallinemine. Selle sees on ka majanduskulus, mis puudutab näiteks remonte, kus on praegu lasteaial arvestatud suurusjärk 25 000, on ka seal lõppeklubil remonttöödena ette nähtud vahendid, aga nüüd investeerimistegevuse raames me ilmselt korrigeerime seda, et jääb see 200 ja siis majanduskulude osas siin saab mõnevõrra neid kulusid vähendada. Ehk siis need on esialgsed numbrid, et saada see orienteeruv pilt ette, kus maal me täna oleme, mis meil täna võimekus on. Ja hakkame siin osaliselt vastama ka lugupeetud volikogu liikme Andres Järve arupärimisele, et 483 000 on meie põhitegevuse tulem ja sellest põhitegevuse tulemist ei kata me 2023. aastal ära ei oma laenumaksete põhiosa, mida me siiamaani osaliselt oleme peatanud, mis on suurusjärk 565 000 ja ei kata me ära ka oma laenukulu intressikulu kasvu, mida me see aasta 2022 arvestasime suurusjärku 47 000, siis me oleme arvestanud läbi, et tänased Euribori kasvud, mis meil on
laene on meil suurusjärk 10 tükki, üks sai läbi ka. Aga suurusjärk 10 laenu. Kui Euribor kasvas nüüd detsembris muutus, siis me arvestame Euriboriks 2,4. Järgmised Euribori muutuse kuupäevad jäävad sinna aprilli, teise kvartalisse arvestame 3-ga. Ja need, mis jäävad 2023 kolmandasse kvartalisse, need arvestame 3,5-ga. Et pigem veidi rohkem kui et veidi vähem, aga see 2,4 on reaalsus, see 3 on suhteliselt kindel ja seda 3,5 näeme ju me siis saame selle arvelt neid intressikulusid veidi allapoole arvestada. Aga laenuhalduritega veidi ka konsulteerides, siis nad pigem ütlesid, et selle 2,4-ga ei ole teil mõtet midagi siin arvutada, et see asi on ikkagi intress on 3. Nii et intressikulude kasv 47 000 eelarvestatud peab 159 000 peale ja see järgnevatel aastatel mingi märkimisväärselt ka 24 ei vähene. Et eks me siin üritame leida lahendusi ka pankadega, kas see sama põhiosa maksete peatamine meil midagi aitab, kas meil on seda võimalik teha üldse. Iseenesest laenude marginaalid on seal suurusjärgus 0,, olid siis pangamarginaal 0,7 kuni 1,4, aga selliseid enamus on alla protsendi ja marginaalid kahel laenul on 1,2 ja 1,42, aga need ei ole nii olulised, et seal me saaks võib-olla midagi muuta. Mida nende laenudega teha? Täna on meil need tuluriik on ka meie vabad vahendid suurusjärk, mis me oleme seal arvestanud, me oleme siin niimoodi väga puusalt pannud, et 2 miljonit aasta lõpuks, täna see seis on kusagil 2,3 miljonit, äkki on arvad. Et võib-olla me selle, mis meil toetus ette makstud on, analüüsime läbi, kui palju me seda toetusraha peame kasutama järgmine aasta või mis ajahetkel järgmine aasta, mis kuus. Võib-olla meil õnnestub sellega ajutiselt tagastada laenu mahtu ja saada sealt intressikuludelt mõned 10 000 võitu. See on selline plaan, eks. Vaatame, kuidas sellega läheb. Aga reaalsus on see, et kui me täna nende tulude ja nende kuludega eelmiste perioodil võetud kohustusi katame, siis jääb suurusjärk 300 000 puudu. Nüüd, kui te vaatate see, mis seal tahvli peal ees on, siis meil on sellest vabast jäägist 2 miljonist kohustustega kaetud suurusjärk 1,7. 285 000 on seal vaba raha. Me ei tea, kui suur on see vaba raha hulk, see selgub, me ei hakanud selle peale praegu energiat kulutama, suures pildis väga ei muuda midagi. Et võib-olla on see 285, võib-olla on 300, 400. Heal juhul jõuame siis sellega põhitegevusega nulli, eks. Aga need kohustused, mis me oleme siin selle sama koolimajanduse osas ka ja muude projektidega võetud, et neid investeerimiskohustusi nüüd katta, et siis nendega omaosalusi, nendega läheb meil siis raskeks. Mis tähendab siis seda, et kui me vaatame neid investeeringuid siin, siis nende elluviimine on väljakutse, ütleme siis nii. Ja mida vallavalitsus teeks ettepaneku, mida me tegelikult täna esimese lugemise ajal volikogu poolt ootaks on see, kas vallavalitsus tegeleb sellega, et igapäevaselt ära elada ja maksta ära laen ja siis võib-olla punnitada need paar projekti välja arvatud kooleks, võib-olla see muuseumi, mis meil siin on, mõned 100 000, teha neid tiksume või meie ettepanek oleks, et see valla eelarve peaks ikkagi vaatame ette, tegelema investeerimisega, tegelema arendamisega, mis tähendab seda, et me peame valla struktuuri üle vaatama sellisel kujul nii ametiasutuse, nii hallatavate asutuste, nii haridusvõrgu osas, sest mingeid muudatusi on vaja, muidu me välja ei pea. Järgmine hetk on võib-olla Rahandusministeeriumist saneerijad siin, ma ei tea, kuidas asi käib, pole ühelgi saneeritava valla juures olnud võib-olla. Et sinnamaani tahaks jõuda ka. Et see on see, mida meie tahaks teada, et kas me hakkame võtma ja tegema neid ettepanekuid, kuidas võiks see vald oma KOKS-is ette nähtud ülesandeid osutada ja edasi toimida.
noh, mis me teame, mis volikogu liikmed ka, kes haridusvõrgu analüüsi, kui me täna võtame näiteks selle haridusvõrgu või haridustoetuse, siis on meil teatud põhikoolid, kus me maksame näiteks personalikuludele juba seal suurusjärgu 60 000 per kool peale, et me katame siis õpilaste pealt meil seda tööjõukulu toetust nii palju ei tule, et vald peab lisama sinna 60, 70, 68 000 sellised suurusjärgud summad ja samal ajal võib-olla see haridusvõrk sellisel kujul ei ole mõistlik. Võib-olla meil ei peaks olema siit Virtsuni, ma ei tea, kas noh, meil on hulga raamatukogusid siin näiteks on ühte ja teistpidi. Me peame kindlasti üle vaatama, kuidas me kolmandat sektorit, kui palju on meil võimekust toetada, sest täna kolmas sektor helistab, tuleb koju kätte ja küsib, kas me saame raha, et ütle, kas saame. No täna ei ütle, täna ei saa kellelegi öelda, et midagi on meil võimekus toetada. Vallavalitsuses samamoodi, meil on majanduses erinevaid kulusid, me oleme siin kokku hoidnud, koondanud ametikohti. Meil täna ka on nii, et vallavalitsusest on üks inimene näiteks läheb, on lahkumisavalduse ja järgmine nädal on viimane tööpäev, me ei täida seda ametikohta. Et me järjest neid erinevaid väiksemaid ja suuremaid kohti võtame kokku, selge on see, et päris nulli ei saa kõike tõmmata, et elama peab, aga selle 5-7 000 kaupa me seda 300 000 ka kuidagi kokku ei kraabi, et see tähendab ikkagi, et reforme. Tähendab jah, korrastamist, seda, millest te olete siin laua taga, ma ei tea, kas samad inimesed, aga on arutatud, et nüüd on vaja otsustada, kuidas edasi minna. Või siis tiksume vaikselt. Aga vallavalitsus teeb ettepaneku, et küsib volikogult siis nii-öelda mandaati, et valmistada ette neid struktuuride korrastamise luba, et me saaks sellega siis tegeleda ja tulla volikogusse ja meil päriselt oleks siis on Janaril ka arutada hariduskomisjonis midagi, et tundis muret, et pole teemas. Nii, aitäh. Palun Meelis. Kas eelarve koostamisel on ka arvestatud selle järgmise aasta 10%, oletatava 10% inflatsiooni tasemel? Täna on inflatsioon on hästi kõrge olnud, me oleme nagu vana eelarve pealt. Sa küsid, kas teenuste hindade kallinemist on kuidagi arvesse võetud? Kütte ja elektrikulude osas, no me oleme lähtunud, see aasta olid need hüpped juba päris suured selle aasta täitmisest, et me nii väga siia veel 10-20% otsa poleks pannud, lihtsalt ega siin suurt midagi ei muutu, et miinus läheb suuremaks. Aga muude teenuste osas inflatsioon, see annab selge surve ju palkadele, kui need hinnad lähevad ennast ära, et meil, kui vaadata seda personalikulude mahtu kogu, erinevalt ülespoole, personalikulude mahtu kogu kuludest, siis jah, me oleme üritanud tulla kaasa vähemalt mingis osas sellele inflatsioonisurvele, et see meile inflatsioonisurve vallale on eelkõige töötajate ootus kõrgemale töötasule. Ja siin me õpetajate puhul me suudame seda teha. Me tahame ka tugispetsialisti haridusvaldkonnas ja pehmetes valdkondades seda tuge pakkuda ja sellega kaasa tulla. Aga lihtsalt tänane seis on see, kui me oleme selle toe siia või selle lahenduse siia eelarvesse arvestanud, siis need numbrid on. Ma loodan, et me saame nendega edasi minna. Ma kindlasti ei taha hakata inimestel palku vähendama. Et see on viimane variant. Ja ma arvan, et me sinna ei jõua ka. Lihtsalt küsimus on, et kuidas me neid ülesanded täidame. Mingil hetkel me peame võib-olla siis otsustama, et mingid kohti me nii hästi ei täida või mingid ülesandeid 100% ei ole, et me peame aktsepteerima seda olukorda, mis tegelikult on. Ja Meelis veel. No, ilus jutt, loomulikult. Aga sellest pole palka makstakse. Ma kardan, et nende reformide tegemisega, jah, need on vajalikud, aga see on kahe teraga mõõk, et ühtepidi sa hoiad valla eelarvet tasakaalus, teistpidi see võib kätte maksta mingites pisikestes asjades, nüanssides, mis iganes, kuidas see lumepall veerema hakkab. Nõus. Aga eks see ongi siin laua taga vaja ära otsustada ja siis vaja korrigeerida neid asju otsuseid, kui on vaja mingil hetkel.
ja Egert. Ja kui need kriitilised otsused vastu võetakse, ega see ju ei garanteeri, et see tiksumine ära ei lõppe ju. Valla tiksumine nagu selles suhtes. Meil siin majas või? Ei, no ei selles suhtes investeeringute suhtes, et ega kas siis hakkab vallal see 300 000 lõpuks üle jääma siis, et saab vaadata, kuhu mida lisaks panna, et seda ju reaalselt ei juhtu ikka ju. Mina usun küll seda, et kui me ikkagi lähtume sellest, millised on kohaliku omavalitsuse korralduse seadustest ja teistest õigusaktidest tulenevad ülesanded ja mida peab kohalik omavalitsus tegema oma eelarve piires. Ja kui me vaatame meie eelarvet, siis meil on seal ikkagi sees tegevusi, mis ei tulene seadusest, mida me finantseerime. Kui me juba sellised asjad välja võtame, siis me saame selle pildi paremaks ja ühel hetkel jääb meil seda raha üle investeeringuteks. See on see mõte, millise suunise minu arvamuse kohaselt volikogu peab selgelt täna vallavalitsusele andma, et kõikides valdkondades tuleb teha ära kriitilised otsused. Kõik allasutused, kõik hallatavad asutused peavad olema valmis teatavateks kärbeteks ja kokkuhoiuks. Et see on see sõnum, mille me täna siit edasi anname. Palun Meelis. Välja makstavad toetused ka mittetulundusühingutele, ütleme niimoodi, et olid head ajad siin ja raha pappi oli kui muda, eks, ja jagati väga... Ma Egertile ütleks veel kommentaariks võib-olla, et tõsi on, et kui me vaatame täna, et meil on, et seda plaani täita, mis meil siin on, mis on ka selline, ei ole nii suurejooneline, siis kõigepealt tuleb nulli saada ja siis hakkab, kui meil laenukohustused vähenevad seal olulisemalt 25-6 aastast, et me räägime ikka, me peame pikka perspektiivi vaatama, et me täna kärbime ja aastal 2024 on meil siis 300 000 vaba raha, ei, me lihtsalt jõuame oma seni kaela võetud kohustusi ja investeeringuid, neid me suudame katta, et me peame sellega tegelema, et mitte 2023 ainult nina vee peale saada, vaid et edasi ka jääks, et see tõsi on, et see võimekus vallale tagasi tuleb mitte kohe järgmine aasta, aga võib-olla siis ülejärgmine või 3 aastat pärast. Et selle koha pealt on ju elus on päris anekdoot olemas, et sõber on 6 aastat ei ole õlut joonud ja sa saaksid selle raha eest lennuki osta, aga kus su teise sõbra, kes joonud ei ole, et kus su lennuk on, et ikka läheb kõik raha mujale. Palun Meelis. Ma lihtsalt tahan südamele panna, et kogu selle eelarve ja kontekstis ja selle asja peale, et rahvast ei tohi ära unustada. Et see on kõige tähtsam. Et kui hakkab tulema, ma ei tea, paha meele torm alt ülespoole, et seda ei ole nüüd küll kellegi. Aga Meelis, mis see teine alternatiiv? Teine alternatiiv on lüüa asjad pooleks, teha 4 valda, igaüks vaatab oma seltskonda. Aga jätame laenud sinna ühte. Aga mina tahan lihtsalt öelda ühe märksõna veel, et see volikogu peab mõtlema sellest, et see valitsemine, mida me teeme, on vastutustundlik. Aga Hardi. Jah, et ma võtaks sõna ja majanduskomisjoni esimehena ütleks ka komisjonis olnud arutelu ära, et me arutasime sama teemat päris pikalt ja majanduskomisjonil jäi seisukoht, et see vindumine ei vii kuskile siin elus ja et seda mokalaate oleks vähem, on lihtsam otsustada, kui on meil laua peal mingid variant 1, numbrid taga, palju kokku teeb, variant 2. Variant 1 on meil täna siin miinuses, aga meil on vaja variant 3 ja variant 4, et kui lubate, siis majanduskomisjon otsustas või toetas eelarve esimesele lugemisele saata volikogusse ja väikse klausliga, et vallavalitsusel on lisaülesanne välja pakkuda sellised lahendused, et eelarve oleks meil edasiviiv ja investeeriv. Et koos nende reformide ja kõigi asjadega. Aitäh! Väga hea mõte, aga kui meil praeguses arutelu faasis siis nii-öelda rohkem küsimusi ja ettepanekuid ei ole, siis lõpetame selle jah, palun Tiina. Mul on üks tähelepanek veel ja meeldetuletus, et palun eelarve saata arutamiseks kõikidele komisjonidele. Mitte ainult majanduskomisjonile. Saab tehtud enne teist lugemist kindlasti kõikidele komisjonidele läheb eelarve. Jah, ega siiamaani pole küll keelatud kellelgi seda teha.
meie peame arutama, teised võivad. Ja, aga saadame selle kõikidele komisjonidele järgmiseks korraks kindlasti. Aga siis tõmbame täna need arutelud kokku ja teen siis ettepaneku hääletada selle poolt, et lõpetada esimene lugemine ja saata, kuna eelarve on meil 2 lugemisel, siis lõpetada esimene lugemine ja suunata siis Lääneranna valla 2023 aasta eelarve teisele lugemisele. Parandusettepanekut mis tähtajaks? Kas me lähme kursiga jaanuar? Ei ole juba või? Kas me peame seda hääletamisele? Peame küll. Ettepanekuid saab teha. 15 päeva. Aga see pole nii täpne, et siin parandada midagi saab. Ma arvan, et me 2 korda ikka vastu. Aga plaan oleks volikogu liikmed äkki selliselt, et me läheksime eelarvega edasi niimoodi, et me arutame neid vallavalitsuse ettepanekuid veel komisjonides siin jaanuarikuus või kutsutakse ka kokku erakorralisi komisjone ja teise lugemise teeme üldse veebruari volikogus, siis meil jääb nii-öelda grammika rohkem aega selle teemaga nii-öelda tegeleda. Aga 3. on siis märtsis võtan vastu. Aga üks asi. 2 lugemisel on eelarve. Ma tean, kohe saab sisse kanda parandused, siis võtab vastu. Ja, Andres. Selles mõttes, et tegelikult võib-olla targem oleks ikkagi see teadmine, mis jaanuarikuuks on ikkagi selle nii nagu lugemisena ette valmistada ja me saame teist lugemist mitte lõpetada, vaid edasi. Saame. Siis praegult on raske ettepanekuid teha, aga siis on juba konkreetsed asjad ja saab konkreetseid ettepanekuid teha ikkagi. Et siis on nagu pilt selge mees, et ma arvan, et praegu on, see on kogu 20 ennustamine siin. Arvestatav ettepanek lepime kokku selliselt, et vallavalitsus teeb oma tööd ja paneb volikogu listi meile tähtaja, milliseks kuupäevaks siis esitame muudatusettepaneku. Võiks olla? Ja pigem, tõsised muudatud tulevad ikka peale jaanuari lugemist. No nagu ikka. Nagu ikka. Aga selge, aga siis hääletame siis selle poolt, et praegusel hetkel ikkagi esimene lugemine lõpetada ja suunata siis teisele lugemisele. Et palun anda käega märku, kes on poolt. Andres oli ka poolt. Ma hoian ta kätt siit kõrval. Väga hea, aga siis oleme selle päevakorrapunkti ammendanud, otsus on vastu võetud ja liigume meie viimase päevakorrapunkti juurde, kus jätkab Ingvar. Sihtasutus Lihula vara, siis selle määruse, millega siis Sihtasutus Lihula vara on asutatud, põhikiri kinnitatud ja varad üle antud, selle määruse kehtetuks tunnistamine. See Lihula vara on siis likvideeritud, registrist kustutatud ja see on vormiline toiming veel lõpetuseks. Kui teil on küsimusi, siis Maire tegeles sellega, mina rohkem lisada ei oska. Ei, see on nii vana firma võib-olla siin. 7 aastat. Jaa, 7 aastat. Lõpuks sai dokumendid korda. Jah, ütleme niimoodi, et suur habemega lugu, et kui mina ka tulin siia majja, siis ma imestasin, et meil on 2005 aasta määrus, üks äriühing on veel likvideerimisel. Aga selge, see on meil ära lõpetatud ja saame panna punkti sellele asjale. Võib-olla lihtsalt meelde tuletuseks, et see oli see osaühing, mis tegeles haldamisega, et me rahutus ei hakka katsetama, et uut loomuma. Jah, et vaata milline protsess on likvideerimisprotsess. Kas riik võib 2 sõna? Kas selle Lihula vara osas või? Noh, mitte nüüd vara osas. Aga me teeme selle hääletuse ära, siis saate oma repliigi, eks ole. Aga siis, kui ettepanekuid, küsimusi rohkem pole, siis paneme hääletusele ja võtame majanduskomisjon ka. Majanduskomisjon toetas Lihula vara põhikirja kustutamist. Selge. Aga paneme siis hääletusele määruse Lihula vara
siis kehtetuks tunnistamine, siis põhikirja ja varade üleandmine kehtetuks tunnistamine. Ühesõnaga, kes on selle poolt? Ütleme niimoodi, et otsus vastu võetud poolthäältega, et aga ega väga suuri alternatiive meil ei olnud ka, kui juba registrist on kustutatud. Kohtu kaudu saab ennistada muidugi selliseid asju ka, aga vaevalt seda huvitatud isikut oleks leidnud. No direktor juba endine kindlasti oleks huvitatud. Just, aga siis me saame tänase päevakorraga oleme saanud kenasti ühele poole ja kui meil ühtegi muud erakorralist koosolekut ei toimu, siis uus volikogu istung siis 12.01 minu andmete kohaselt. Aga repliigi korras pidin andma sõna, jah, palun vabandust. Repliik. Lugeja õigused ja sotskorteri elaniku õigused. Lugeja õiguste tagamiseks trükitud õigus raamatukogusse. Üks efektiivne tee on Tanissaare, enda Tanissaare raamatukogu, sealt Lihuli raamatukogusse, terve täiega. Nii, sotskorteri elanike õiguste tagamiseks peab nii kaugelt peale hakkama, et sotskorteri daamid ei tea üldse, mis asi on inimõigus või õigus. Praeguses interpretatsioonis on koloosi lehmal rohkem õigusi kui sotskorteri elanikul. Vabandust, meil ei ole koloos enam. No ükskõik, võtame siis ütleme lehmal. Ilma koloosita lehmal rohkem õigusi kui sotskorteri elanikul. Õigus hakkaks sealt peale, et kedagi ei saa sunni viista sotskorterisse. Kants mina jäin haigeks. Keegi teid üldse välisegi sellest, äkki torkavad mind sinna, no hea küll. Aga siis torkatakse igasugused jõus sinna kõrval. Mida siis vähemalt küsima minu käest, kas ma olen nõus sellega, et minu üheks naabriks on kunstpull ja teiseks naabriks on naisterahvas, kes kangesti koloosi lehti meenutama. Seda ei. Aitäh, aga meil on repliigiks kulunud aeg läbi. Suured tänud, jah. Nii, aga siis loeme ametlikult siis istungi lõppenuks. Jah, aitäh.